Mulle tundub, et kõige alus on defineerida enda peas see lõppnägemus sellest, kuhu me üldse läbi oma töö tahame jõuda, kuidas me tahame, et meie kliendid tunneksid, kuidas ma tahan, et ma ise tunneksin elus, kuidas ma tahan, et mu töötajad tunneksid. Kui ma vaan selle lõppeesmärgi, mis on kõikide tegevuste lõppeesmärk on ikkagi kõikide inimeste jaoks rahulolu ja õnnetunne. See on must ainus asi, mis üldse peaks saama lõppeesmärk. Kui ma sean selle paika ja areng ja kasv ja nii edasi, mis võivad olla mingid Maslow püramiidi väärtused, mida on samamoodi vajadused vaja rahuldada, siis kõik ülejäänud eesmärgid vaja on keskenduda kvaliteedile siin ja praegu, teha head asja iga päev, olla teiste inimeste jaoks hea juht justkui mitte nende ülemusena, vaid lihtsalt olla eeskuju oma emotsioonide kontrollimise läbi, inspireerida oma inimesi enda ümber, et nemad tahaks teisi nagu innustada ja kokkuvõttes kui me teeme head asja ja hoiame fookuse hea asja tegemisel, siis see tulemus tuleb automaatselt sinna juurde. No see, et on mingi konkreetne eesmärk, see tekitab ainult punnimist ja nagu kiirustamist ja detailidele mitte tähelepanu pööramist. Müügitöö on ideaalne näide mõnus sellest. Ja inimesed, kes töötavad müügis tohutu survega, et nad peavad müüma mingi hulga, näiteks eriti uued müügiinimesed, muidu nad saavad kinga. Nad ei suuda müüa nii hästi, kui nad võiksid, sellepärast, et nad muretsevad kogu aeg sellepärast, kas nad täidavad eesmärgi või ei täida. Ja siis nad hakkavadki lähenema inimestel. Neil tekib juba see nägu, et neil on vaja, et sa ostaks ja mingisugune loomulikkus, flow kaob ära. Et see on selle eesmärgi tihti varju külg, et see eesmärk muutub olulisemaks kui see hetk ja see, mis praegu toimub. Ja siis ei saagi eesmärgid täis. Ja siis me oleme stressis seepärast, et meile tundub kõik asjad, mis keegi teeb, mis ongi need samad vead, et need on takistused eesmärgini jõudmisel. Andmata endale aru, et nagu see iga viga tegelikult aitab meil kasvada ja võib-olla viib meid palju kiiremini eesmärgini. Mul on kuidagi siuke eesmärkida ja ma väga ei usu nendesse. See hetk, kui ma sean endale mingi tiimi eesmärgi, siis ma pean mõtlema välja viisi, kuidas see eesmärk välja teha. Tuleb teha see ja kolmas. Ja siis ma jäängi kinni oma sinna plaani, siis muutub see välja mõeldud eesmärgi saavutamise teekond nii tähtsaks, et kõik spontaansed muudatused, mida iga päev äri ju nõuab tegelikult kohanemist tänasele. Me kunagi ei tea ju, homme võib konkurent tulla mingi täiesti uue asjaga välja ja see meie eilne plaan on täiesti mõttetu. Aga meie ettevõtted ei jõuagi ümber kohaneda, sest nad on selles plaanis kinnis, nad hakkab tegema uut plaani ja see võtab kõik aega versus teeme lihtsalt head asja. Võtame inimesed, kes sobivad, et otsime üles need ühed kümnest, kellele võiks see töö sobida, kes hoolitseme, et neile siin koos minuga meeldiks, et nad ei põeks nii palju ja ei muretseks nii palju oma tuleviku pärast ja keskenduksid hea asja tegemisel. Inimeste teenindamisele, ettevõtte siseselt, ettevõtte väliselt ja omaksime kannatust, et kui me teeme seda head asja, siis me oleme õnnelikud kohe. Me ei lükka seda õnne kuskile tulevikku, kui see eesmärk on saavutatud ja me kõik teame seda, kui see eesmärk on saavutatud, siis ei ole tegelikult midagi muutunud väga, siis me peame uue eesmärgi seadma, siis me kogu aeg punnime kuskil edasi ja õnn ei olegi, rõõmu ei olegi. Ja kui ma vaatan näiteks Eestis on üks kihvt ettevõte Minu, mis on teevad teksabränd itsminu.com ja vahepeal oli linn täis igast maskiga, teksapüksid, mis olid kahevärvilised ja see pildid, kus olid maskidega mingisugused karumaskid ja naljakad maskid, see on üks moebränd. Just rääkides nende kahe noore ettevõtjaga, kes seda asja teevad ja uurides, kuidas neil on väga suured eesmärgid, just kui võiks võelda niimoodi, aga see on pigem nagu visioon, kus nad on. Aga nende fookus on iga päev kvaliteedi. Teeme nagu asja, mida me kaifime ja oleme selles parimad. See on ainus, mille üle mul on kontroll. Reaalselt, kas ma täna andsin endast parima. Mulle meeldib Tiina Tšaatšo ütles hästi kihvti lause, ta ütles EBS-i õppejõud ja presidendi nõunik etiketialal ja nii edasi. Ta ütles nii ilusti, et ei ole vahet, kui vana on riistvara, peaasi, et iga hommik toimub tarkvara uuendus. Ehk see on selline constant update, constant improvement. Ja nüüd ongi see, aga improvement peab toimuma milleski, mis on mulle oluline. Kui mu töö nõuab paremaks saamist valdkonnas, mis mulle tegelikult juba eos ei sobigi, siis ma kulutan aega, ettevõte kulutab minu panustamisesse, minu arendamisesse ja ma ikkagi, see improvement'i kvaliteet on väga väike, kuigi kursused, know-how, mida mulle räägitakse, on tipptasemel, aga kui mind see valdkond ei huvita, ma ei tee omale loomuomaselt sobivat tööd,
siis ka see improvement on kasutu, sest see läheb valesse kohta. Aga kui me valime inimesed õigesti, siis kui neile meeldib see visioon, mille ees see ettevõte seisab, siis nad tahavad automaatselt panustada ja kui nad siis tegelevad iseendaga, siis neil tulevad geniaalsed ideed ja ettevõte jõuab paraku teistest ette, sest innovatsiooni on rohkem. Kogu aeg, kui sa oled kuskil tööl, siis minu meelest ongi 2 fookust. Et see isiklik vastutus siiski, et see aeg, kui sa oled tööl, kas ma annan endast iga päev parima ja valmistun selleks hetkeks, kui ma olen iseenda tööandja. Nagu võt see on ju üks järgmine takistus iseenda tööandjaks saamisele, et julgust ei ole. Ja seetõttu minu meelest, et kuskil tööl olemine on ideaalne harjutuspind maksimaalse nii-öelda, sa saad teiste rahadest katsetada. Ja mind alati hämmastab see täpselt, et mäletan, kui ma töötasin Vaine partnerites müügiinimesena. Okei, mul on mingid omadused, mis võiks nagu anda mulle eelise müügis, kui ma puht analüüsin, et mul näiteks ei käi teised inimesed närvidele, osadele inimestele ei meeldi üldse inimesed, nad on konfliktsed, nad vaidlevad, neil on ilmselgelt juba oma olemuselt keerulisem müüa. Et mus võib-olla selline eeldus müügiks võib olla puht see, et mulle meeldib inimestega suhelda mingil määral, aga ma ei saa väita, et mulle tegelikult hullult meeldib müügitöö kui selline. Nüüd selleks, aga samas mul oli vaja komisjonist sõltub ju minu palk. Nüüd loogika ütleb, pead võimalikult palju müüma. Nüüd ma vaatasin endale peeglist, sain aru, et see, et mul on mingid loomaomadused, et see aitab mul saavutada X hulga edust. Ja samas ma sain aru, et tegelikult võiks võib-olla osata paremini küsida küsimusi inimestelt, aidata neil juhtida seda vestlust, et nad hakkaks mõtlema teemadele. Kuidas siis lõpuks nii-öelda kas või see closing, kogu müügitöö kui protsess selline. Ja ma mäletan, et nagu mind nii tohutult aitas see, et iga päev, kui ma sõitsin trammiga tööle ja trammiga koju, mul ei olnud auto jaks raha, sest ma maksin too hetk oma esimese pankrotti läinud ärivõlgasi, siis ma olin nii õnnelik, et mul oli 15 mintsa aega sõita tööle ja 15 mintsa aega tulla koju, sest siis see kokku mul oli pool tundi, et lugeda müügiraamatuid. Ma tõusin iga päev enne tööle minekut tund aega varem spetsiaalselt üles ja hakkasin mingi Herbalife'i tooteid sööma, sest Herbalife müüs mingisugust, ma ei tea, kokteili, mida valmis hommikusööki, mida sai teha 2 minutiga. Mõtlesin gift, et pudrukeetmise asemel ja kogu see istumise asemel tund, mis mul muidu läks, nüüd ma teen selle 2 mintsaga oma mingi shake'i valmis, mul on tund lugeda. Ja kokkuvõttes kogu see aeg, mis ma töötasin seal müügitööl, ei olnud ühtegi tööpäeva, kus ma reaalselt ei lugenud mingisugust motivatsiooni või müügikirjandust hommikul, mis valmistas minu selleks päevaks ette, et tõesti, ma saaks öelda, et ma andsin parima ja siis asjad hakkasid ükselt sujuma. Ja kui ma vaatan täna koolitades müügiinimesi, enamik neist ei ole aastas lugenud mitte ühtegi müügiraamatut ja siis nad vädaldavad, et nagu midagi hästi ei ole. Ja siis panigi, ma mäletan too hetk, mind aitas õudselt Tom Peters. Ja kui ma üldse peaks mingit ärialast kirjandust soovitama, siis on Tom Petersi raamat Reimagine, mis on väga hea. Ja tal oli selline, nagu ta rääkis bränd-mina kontseptsioonist, et isegi kui sa käid kuskil tööl, siis mõtle kogu aeg, et sa oled ettevõte, kes müüb teisele ettevõttele oma teenust, sest muidu sa oled bilansis tööjõukulu ja mul hakkas tohutult meeldib see idee, et kuidas saaks tööjõutuluks, mis vahe on. Ja kulu ongi see mees, kes käib tööl ja elab ametijuhendi järgi, teeb selle asja, mis on ette antud ja nii kui tuldaks vaata uusi asju küsima, siis on väga palju küsida, aga mis me saame selle eest, mis mulle makstakse selle eest. Aga kui ma olen tulu, siis ma pean ikka kogu aeg mõtlema, et okei, et olla tulu, siis ma tegutsen justkui ettevõtjana, kes müüb teisele ettevõttele oma teenust, kuigi ma olen töövõtja, siis mul on teised töövõtjad on minu konkurendid. Ja kui ma olen ettevõtja, justkui ettevõtte nimega Alar Ojastu ja käin kuskil siiski tööl, siis ma pean vastutama erinevate osakondade eest. Minu turundusosakond, minu raamatupidamisosakond, minu müügiosakond ja ka minu koolitus- ja personaliarendusosakond. Ja siis nii naljakas, et nii paljud inimesed näiteks, kui ma tahaks minna arstiks, ma ei saa minna haiglasse sisse öelda, ma tahaks hullult saada arstiks, koolitage mind välja. Ja ole, sa pead kõigepealt õppima arstiks 7 aastat ja siis sind võib-olla võetakse tööle. Aga on nii palju ameteid Eestis, teenindussektoris, müügisektoris, kus on tohutu hulk eestlasi ju tegelikult, kes pole kunagi õppinud müümist, panustanud mitte ühtegi krooni, enese motivatsiooni ja siis nad ootavad, millal ettevõte nendesse panustaks. Et see jällegi see ennem anna, aga panustades läbi enda ehk panusta endasse,
see mentaliteedi vahe on minu meelest Eestis nagu paigast ära, see enesega töö. Ja siis ongi, kui sa oled ju kuskil tööl, siis minu meelest see on nii ideaalne, et kui sa saad hakata harjutama, seepärast minu meelest müügitöö on supertöö. No, ja peaaegu kõik tööd on supertööd. Et mis iganes sa lähed tööle, võta endale kohe siht, kui see nüüd oleks minu äri, kui palju ma peaks lugema, kui palju ma peaks täna tegelema seda tööd tehes, et kui see kõik oleks minu enda kulude ja kirjadega, et siis ellu jääda või seda äri edasi viia. Ja siis tekibki see võimalus, et sa ükskõik mis tööd tehes, vaid mulle meeldib see, et ükskõik mis tööd sa teed, loe ikkagi seda tööd tehes kirjandust, mis sind ka huvitab. Sest uut kirjandust lugedes sul tekivad uued seosed, mis on sinu jaoks unikaalsed ja need uued seosed on see, mida see tööandja ju otsib, kõik juhid tahavad uusi lahendusi ja seega ma arvan, et tippu jõuavad ka ettevõtte siseselt inimesed, kellel on uued mõtted, aga kus need mõtted tekivad ikkagi läbi õppimise, suhtlemise ja kui sa mujal tööl olles suudad mõelda kui ettevõtja, siis sa saad harjutada selleks, et üks hetk, kui sa selle sammu teed, siis sul on nagu kogunenud enesekindlust, arusaamist inimestega suhtlemise kohal, mis on selleks olulised ja ka teatud nagu innovaatilisus, mida on kindlasti sinu enda äri või asja tegemiseks vaja.